Praegu on islam maailmas suuruselt teine religioon. See sai alguse 7. sajandil Araabias, piirkonnas, mis koosnes tol ajal eraldiseisvatest hõimudest ja väikestest kogukondadest. Mekka linnas sündis Muhammad umbes aastal 570 pelkrõstalle. Ta oli kaupmees ja kuulus Quraishi hõimu, mis oli võimas hõim, kes valitses Mekkat. Islami usu kohaselt sai Muhammed umbes aastal 610 Peleskrahunne oma esimese sõnumi Jumalalt, kui ta viibis Hira koopas. Moslemid usuvad, et sõnumi edastas talle ingel Džibril, keda tuntakse ka kui Gabriel. Sõnumite edastamine jätkus üle 20 aasta. Hiljem said neist Koraan, islami püha raamat. Muhammad õpetas peamiselt, et Jumal on ainult üks. Ta julgustas inimesi aitama vaeseid, olema ausad ja loobuma ebajumalate kummardamisest. Sõna islaam tähendab alistumist ja kuuletumist Jumala tahtele. Selle religiooni järgijaid nimetatakse moslemiteks. Alguses kuulutas Muhammad salaja ainult oma perele ja lähedastele sõpradele. Esimesteks, kes temasse uskusid, olid tema naine Khadija ja tema sõber Abu Bakr. Kui ta hakkas avalikult kuulutama, kasvas tema järgijate arv. Neid kutsuti sahaba, mis tähendab Muhammadi kaaslased. Kuid paljud Quraishi juhid olid vastu. Nende sõnul oli Mekka tähtis nende võimu ja äri jaoks. Sinna tulid palverändurid erinevatest hõimudest, kes kummardasid erinevaid jumalaid. Nad kartsid, et Muhammadi sõnum hävitab nende traditsioonid ja mõjuvõimu. Seetõttu hakati mõningaid moslemeid taga kiusama. Mõningaid moslemeid piinati, keelati neil äritegevus ja sunniti oma usust loobuma. Ja seetõttu kolis Muhammad koos oma järgijatega aastal 622 perikulterelle Mekast Medinasse. Seda ümberasumist nimetatakse hijraks. See on oluline, sest just Medinas hakkas kujunema organiseeritud moslemi kogukond. Hijra aasta sai ka islami kalendri alguseks. Medinas ei olnud Muhammad mitte ainult usuline juht. Ta sai ka kogukonna juhiks ja sõlmis kokkuleppeid erinevate hõimudega. Hiljem toimusid lahingud tema järgijate ja Mekka Quraishi hõimu vahel. Islami järgi ei tähenda džihaad ainult sõda. Selle peamine tähendus on pingutus Jumala teel. See hõlmab võitlust oma halbade tegude vastu ja õige tegemist. Mõnel juhul võib see viidata ka relvastatud võitlusele, millel on islami õpetustes omad reeglid ja piirangud. Ja nüüd, aastal 630 PKR oli Muhammedi ja tema järgijate kontrolli all juba Mekka. Nad eemaldasid Kaabast ebajumalad ja muutsid selle üheainsa jumala kummardamise keskuseks. Kui ta suri aastal 632 PKR-st, oli enamik Araabiast juba uue moslemi kogukonnaga liitunud. Pärast Muhammadi surma tuli valida uus juht. Esimeseks kaliifiks valiti Abu Bakr. Kaliif on juht, kes võttis üle moslemi kogukonna juhtimise. Ta ei olnud uus prohvet, sest moslemite jaoks on Muhammad viimane prohvet. Abu Bakri juhtimine kestis vaid lühikest aega, kuid ta suutis takistada Araabia hõimude killustumist. Pärast teda sai kaliifiks Umar. Abu Bakri, Umari ja järgnevate juhtide ajal laienes moslemite kontrolli all olev territoorium kiiresti. Nad ründasid Bütsantsi impeeriumi ehk Ida-Rooma impeeriumi ja Pärsia Sassanide impeeriumi. Need kaks impeeriumi olid tol ajal juba nõrgenenud, sest nad olid aastakümneid omavahel sõdinud. Nende raha oli otsas, sõdurid väsinud ja mõned kodanikud olid vihased kõrgete maksude pärast. Selle tõttu vallutasid moslemi armeed kiiresti Süüria, Palestiina, Egiptuse, Iraaki ja suure osa Pärsiast. Kõik inimesed vallutatud aladel ei muutunud kohe moslemiteks. Enamik neist olid kristlased, juudid ja zoroastristid. Paljudes kohtades lubati neil oma usku jätkata, vastutasuks maksu maksmise ja uue valitsuse tunnustamise eest. Kohtlemine erines sõltuvalt ajastust ja valitsejast, kuid esimestel aastakümnetel oli pöördumine aeglane, sest kogu elanikkonda ei sunnitud kohe moslemiks saama. Kui moslemi kogukond kasvas, oli samuti oluline Koraani säilitamine. Muhammedi eluajal teadsid paljud järgijad sõnumit peast. Mõned osad olid samuti kirja pandud erinevatele materjalidele. Islami traditsiooni kohaselt koostati 3. kaliifi Uthmani ajal Koraani standardkoopia, et vältida suuri erinevusi selle lugemisel eri piirkondades. See tekst sai aluseks Koraanile, mida moslemid kasutavad tänapäevani. Kuid aastal 656 Peegrin Krõstan tapeti Uthman, pärast seda, kui rahulolematus tema valitsemisega kasvas. Teda asendas Ali, Muhammadi nõbu ja väimees.
kõik ei aktsepteerinud tema juhtimist. Üks vastuseisjatest oli Muawiyah, Süüria kuberner ja Utmani sugulane. Ta nõudis, et Utmani tapjad kohe karistataks. See vaidlus viis moslemi kogukonna esimese suure kodusõjani, mida nimetatakse esimeseks fitnaks. See polnud lihtsalt sunniitide ja šiiade vaheline võitlus, sest need kaks rühma polnud tol ajal veel täielikult kujunenud. Kuid vaidlus selle üle, kes peaks pärast Muhammadi juhtima, sai nende lahknemise põhjuseks. Ali pooldajad uskusid, et juhtpositsioon peaks jääma Muhammadi perekonna kätte. Neid hakati hiljem tundma kui šiiad, mis tuleneb väljendist Shi'at Ali ehk Ali toetajad. Enamiku teisi hakati nimetama sunniitideks. Nad rõhutasid rohkem Muhammadi traditsioonide järgimist ja tunnustasid varasemaid kaliife kui legitiimseid, erinevalt šiiadest. Nii sai vaid mõne aastakümnega Araabia väikesest moslemi kogukonnast suur võim. Kuid koos selle kiire laienemisega algas ka lõhe, mis mõjutab islami ajalugu tänaseni. Aastal 661 Peegra herre tappis Ali üks rühmituse nimega Kavari liige. Pärast seda sai Muawiyah juhtimise enda kätte ja rajas Umayyadide dünastia. Ta viis moslemi impeeriumi pealinna Medinast Damaskusesse, kuid vaidlus juhtimise üle ei lõppenud. Aastal 680 Kristus astus Hussein, Ali poeg ja Muhammad lapselaps uue Umayyadide valitseja vastu. Ta läks Karbalasse, mis asub tänapäeva Iraagis, koos väikese grupi oma pere ja toetajatega. Seal piirasid Umayyadide väed nad sisse ja tapsid nad. Husseini surm on šiitlike moslemite jaoks väga tähtis. Nende jaoks on ta ohverduse ja vale juhtimise vastu võitlemise sümbol. Igal aastal mälestavad nad seda sündmust Ashura päeval. Selle tõttu sai sunniitliku ja šiitliku islami erinevus veelgi selgemaks. Šiidid tunnustavad juhte, kes pärinevad Muhammadi perekonnast, eriti Ali ja Fatima liinist. Sunniid järgivad Koraani, Muhammadi õpetusi ja laiemat moslemi kogukonna traditsiooni. Pärast mitmeaastast kodusõda suutsid Umayyadid taas ühendada suure osa oma impeeriumist. Nad jätkasid laienemist Põhja-Aafrikas. Paljud berberid, Põhja-Aafrika põlisrahvad, said moslemiteks. Hiljem liitusid nad ka moslemi vägedega. Aastal 711 Pekraar juhtis berberite väepealik Tariq ibn Ziyad ületust Põhja-Aafrikast Iberia poolsaarele. Mägi, kuhu nad randusid, sai tuntuks kui Jabal Tariq ehk Tariku mägi. Siit pärineb nimi Gibraltar. Nad alistasid visikootide valitseja ja vallutasid kiiresti suure osa Hispaaniast ja Portugalist. Moslemite valdusi Iberia poolsaarel hakati kutsuma Al-Andaluseks. Oma suurimas ulatuses ulatus Umayyadide impeerium Hispaaniast kuni Kesk-Aasiani ja hõlmas ka piirkondi, mis tänapäeval kuuluvad Pakistani koosseisu. Kuid enamik selle elanikkonnast ei olnud veel moslemid. Paljusid uusi mitte-araablastest pöördunuid nimetati Mawali. Kuigi nad olid juba moslemid, suhtusid Araabia valitsejad ja ametnikud neisse sageli ikka veel üleolevalt. See tekitas suurt viha Umayyadide valitsuse vastu. Aastal 747 PKR algas ülestõus Khorassanis, piirkonnas, mis hõlmas tollal osa Iraanist, Afganistanist ja Kesk-Aasiast. Seda juhtis abasiidide perekond, kes väitis, et nad põlvnevad Abbasist Muhammadi oonust. Aastal 750 Bekrist alistasid nad Umayyadid Tatsaabi lahingus. Nad tapsid enamiku endise valitseva perekonna liikmetest. Ainult üks Umayyadide prints nimega Abd ar-Rahman pääses põgenema. Ta põgenes Al-Andalusi ja rajas oma valitsuse Cordobas aastal 756 Bekreste. Samal ajal rajasid abasiidid uue pealinna Bagdadis 8. sajandil. Sellest sai kiiresti üks maailma suurimaid ja rikkamaid linnu. Siin ühinesid teadmised Kreekast, Pärsiast, Indiast ja teistest paikadest. Paljud teaduse, filosoofia, meditsiini ja matemaatikaraamatud tõlgiti araabia keelde. Ajastul, mida sageli nimetatakse islami kuldajaks, tegid moslemi, kristlaste, juudi, pärsia ja teiste rahvaste teadlased olulisi uurimusi algebras, astronoomias, meditsiinis, inseneriteaduses ja geograafias. Sellel ajastul tekkisid ka erinevad rühmad šiia islami sees, sealhulgas tvelverid, ismailiidid ja zaidid. Samuti levis sufism laiemalt. Sufism on islami elamise viis, mis rõhutab sügavat suhet Jumalaga, palvet, enesedistsipliini ja liigse maise iha vältimist.
See keskendub vaimsusele ja jumaliku jõu otsimisele. Islami levitamises ei mänginud rolli ainult sõdurid. Suurt rolli mängisid ka kaupmehed. Lääne-Aafrikas ületasid moslemitest kaupmehed Sahara ja Saheli, et vahetada kulda, soola, kangaid ja muid tooteid. Kaubanduse hulka kuulus ka orjastatud inimeste ostmine ja müümine. Aja jooksul võtsid mõned Aafrika valitsejad ja kaupmehed islami omaks. Sellised linnad nagu Timbuktu, Gao ja Kano said tähtsateks islamiõpetuse ja kaubanduse keskusteks. Ida-Aafrikas rajasid moslemitest kaupmehed kaubandusühiskondi praeguse Keenia, Tansaania ja Zanzibari rannikule. Selle tulemusena ühendati Ida-Aafrika India ookeani ulatusliku kaubandusega. Laevade ja kaubateede kaudu jõudis islam Indiasse ja Kagu-Aasiasse. Kesk-Aasias võtsid paljud purgirühmad islami omaks. Neist üks võimsamaid oli Seldžukid. Nad rajasid suure impeeriumi ja aastal 1055 Perkrustu vallutasid nad Bagdadi, jättes abassiidide kaliifi religioosseks sümboliks. Aga tõeline sõjaline ja poliitiline võim oli Seldžuki sultani käes. Ulamaad ehk islamiõpetlased aitasid selgitada usulisi seadusi ja õpetusi. Aastal 1071 Belga kruust võitsid Seldžukid. Seldžuki sultan Alparslan alistas Bizantsi impeeriumi Mansikerti lahingus. See võit avas suure osa Anatooliast, tänapäeva Türgist, Turgi moslemite sisenemiseks ja asustamiseks. Varsti alustasid Euroopa kristlikud valitsejad ristisõdu. Aastal 1099 vallutasid ristisõdijad Jeruusalemma ja rajasid Lähis-Idas mitu kristlikku riiki, kuid tol ajal olid moslemi valitsejad omavahel lõhestunud, mistõttu neil oli raske ristisõdijate vastu ühiselt tegutseda. See muutus Saladini juhtimisel, kes oli kurdi sõjaväejuht ja sai Egiptuse ning Süüria valitsejaks. Aastal 1187 PKR alistas ta suure ristisõdijate armee ja vallutas Jeruusalemma tagasi. Samal ajal jõudis islam Kesk- ja Ida-Aasiasse jätkuvalt kaupmeeste ja sufiõpetajate kaudu. Üks esimesi tuntud mongoli valitsejaid, kes sai moslemiks, oli Berke Khan ehk Berke Khan, Džingis Khani lapselaps. Tema pöördumise täpset põhjust ei teata, kuid on selge, et ta oli juba moslem, kui toimusid rünnakud Bagdadile aastal 1258 Belguust Kristud. Sel aastal juhtis tema nõbu Hulagu ehk Holagukan mongolite armeed Bagdadi vastu. Linn vallutati ja hävitati. Viimane seal valitsenud abassiidide kaliif tapeti samuti, mis lõpetas abassiidide otsese valitsemise Bagdadis. See oli tohutu löök moslemi maailmale, kuid see ei nõrgestanud islamit täielikult. Aja jooksul said paljud Mongooli valitsejad ja nende alamad samuti moslemiteks. Nii et kuigi mongolid vallutasid palju moslemimaid, sai islamist järk-järgult peamine religioon mõnes nende kuningriigis. Islam ei kadunud täielikult pärast seda, kui mongolid Bagdadi hävitasid, vaid hoopis paljud mongoli valitsejad võtsid hiljem selle usu omaks. Järgmisel sajandil said tähtsatest juhtidest Venemaa kuldhordi, Pärsia ilkanaadi ja mõnede Kesk-Aasia mongoli kuningriikide valitsejad moslemiteks. Selle tõttu levisid islami usk ja kultuur edasi, isegi kui kunagine suur kalifaat oli juba lagunenud. Samal ajal levis islam vaikselt Kagu-Aasias. See ei jõudnud sinna peamiselt suure moslemi armee kaudu. See levis rohkem tänu kaupmeestele Araabiast, Pärsiast, Indiast ja teistest Aasia piirkondadest. Nad randusid sadamatesse, et osta ja müüa vürtse, kangaid, kulda ja muid tooteid. Mõned neist jäid sinna elama. Nad abiellusid kohalikega ja moodustasid moslemi kogukondi. Üks esimesi tähtsaid moslemi riike oli Samudera Bazai Põhja-Sumatras. 13. sajandi lõpuks sai sellest kaubanduse ja islami õpingute keskus. Selle asukoht oli oluline, sest see asus Malakka väina lähedal, mis oli peamine laevatee India, Hiina ja Kagu-Aasia vahel. Kui kohalik valitseja sai moslemiks, muutus tal lihtsamaks moslemitest kaupmeestega kaubelda. Järgnesid sageli ka tema perekond, ametnikud ja mõned tema alamad. Kuid vanad usundid ei kadunud kohe. Paljudes kohtades levis islam aeglaselt ja segunes mõne kohaliku traditsiooniga. Anatoolias, mis on nüüd osa Türgist, laienesid sufiliikumised. Üks tuntumaid oli Mevlevi ordu, mis tekkis poeet Jalaladdin Rumi järgijate seas. Nad said tuntuks keerlevate dervišite rituaali poolest. Nad pöörlevad palvetades ja muusikat kuulates, mis on osa nende viisist Jumalale läheneda. See ei ole lihtsalt tants meelelahutuseks. See on usuline tava, mis sümboliseerib oma uhkusest loobumist ja keskendumist Jumalale.
14. sajandiks oli suur osa moslemi maailmast jagunenud. Egiptuses ja Süürias valitsesid mamlukid. Mamlukid olid endised orjad, keda koolitati sõduriteks ja kes hiljem said võimsateks valitsejateks. Pärsias olid kuningriigid, mis pärinesid Mongoli Pärsiast. Anatoolias võitlesid paljud väikesed Türgi riigid maa ja võimu pärast. Ühte neist väiksematest riikidest juhtis Osman I. Tema nimest tulenebki sõna osmanite ehk ottomani. Tema territoorium algas loode Anatooliast, kuid tema pojad ja järgnevad valitsejad laiendasid seda sõja, lepingute ning Bütsantsi impeeriumi nõrgenenud alade hõivamise kaudu. Väikesest kuningriigis kujunes välja Osmanite impeerium. Osmaanid ületasid piiri Kagu-Euroopasse ja vallutasid suure osa Balkani piirkonnast, sealhulgas alasid Bulgaarias, Serbias, Bosnias, Kreekas ja Albaanias. Kõik inimesed ei muutunud seal kohe moslemiteks. Paljud õigeusu kristlased ja juudi kogukonnad jätkasid oma usu järgimist. Mõned kohalikud said moslemiteks siira usu tõttu. Teisi meelitasid paremad töövõimalused, madalamad maksud, vastuseis Osmanite valitsusele ja sõjaväele. Aastal 1453 ründas sultan Mehmed II Konstantinoopolit. See oli Bütsantsi impeeriumi pealinn ja üks tähtsamaid õigeusu kristluse keskusi. Ottomaani armee kasutas suuri kahureid, et purustada linna tugevad müürid. Pärast peaaegu 2-kuulist piiramist langes Konstantinoopol. Siin lõppes Bütsantsi impeerium. Mehmed tegi linnast Osmanite impeeriumi uue pealinna. Hiljem sai see tuntuks kui Istanbul. Ta ei ajanud kõiki kristlasi linnast välja. Ta lubas õigeusu kirikul Osmanite valitsuse kontrolli all jätkata. Aga on selge, et endisest kristliku impeeriumi keskusest sai nüüd regiooni võimsaima moslemi impeeriumi pealinn. Kui Osmanid tugevnesid läänes, laienes islam ka Kagu-Aasias, kus Malakka-Malai poolsaarel sai oluliseks kaubasadamaks. Kuna sinna saabusid moslemitest kaupmehed, võttis valitsev perekond islamiusu omaks ja linnast sai moslemi sultanaat. Malakka kasutas kaubandust ja liitude sõlmimist oma mõjuvõimu suurendamiseks. Kuna siit läbis palju laevu erinevatelt saartelt, levis islam kiiremini Malai poolsaarele, Sumatrale, Jaavale, Borneole ja teistesse piirkonna osadesse. Jaavas tekkis Tematsi sultaanat 15. sajandi lõpus või 16. sajandi alguses. See oli üks esimesi võimsaid moslemi riike saarel. See aitas kaasa varasemate hindu-budistlike kuningriikide nõrgenemisele ja islami levikule Javal. Kuid see ei juhtunud üleöö. Võttis mitu põlvkonda aega, enne kui islamist sai peamine religioon suuremas osas Indoneesiast. Samal ajal nõrgenes moslemite võim Iberia poolsaarel. Aastal 1492 vallutasid Hispaania katoliiklikud valitsejad Granada, mis oli piirkonna viimane suur moslemi kuningriik. Sellega lõppes peaaegu 800 aastat kestnud erinevat tüüpi moslemite valitsemine Iberia poolsaarel. Alguses lubati moslemi ja juudi elanikel oma usku jätkata. Kuid hiljem sunniti paljusid neist katoliikliku kristlusesse pöörduma. Need, kes keeldusid, võidi välja saata, karistada või neid võis taga kiusata Hispaania inkvisitsioon. Kui moslemite võim Hispaanias kadus, tekkis samal ajal Pärsias uus Shia impeerium. Aastal 1501 vallutas Shah Ismail I Tabriisi ja rajas Safaviidide dünastia. Ta kuulutas 12 imaami Shia islami oma kuningriigi ametlikuks usundiks. Enamik Pärsiast oli tol ajal sunniitlik, seetõttu kasutas Safaviidide valitsus tugevat survet ja jõudu, et muuta riik šiitlikuks. See on peamine põhjus, miks Iraanis on enamus siiani šiidid, samas kui paljudes naaberriikides on enamus sunniidid. Safaviidide Iraani suureks rivaaliks sai sunniitlik Osmanite impeerium. Nad ei vaielnud ainult territooriumi üle, nad kuulusid ka erinevatesse islami harudesse ja mõlemad soovisid saada peamiseks jõuks moslemite maailmas. 1517 aastal vallutas Osmanite sultan Selim I Egiptuse ja mamlukide alad. Mekka ja Medina, 2 islami kõige pühamat linna, läksid samuti Osmanite kontrolli alla. Selle tõttu tugevnes veelgi Osmanite sultanite usuline ja poliitiline autoriteet. Hiljem hakkasid nad oma tiitlit veelgi rohkem rõhutama. Palifina, kuigi ajaloolased vaidlevad selle üle, millal see sai nende võimu selgeks ja ametlikuks osaks. Indias tekkis veel üks suur muslimite impeerium. 1526. aastal alistas Babur Delhi sultanaadi Panipati esimeses lahingus.
Babur oli Timuri järeltulija oma isa poolt ja seotud ka Tšingis-Khaani perekonnaga oma ema poolt. Ta rajas Mogulite impeeriumi, mis hiljem valitses suurt osa India subkontinendist. Valitsev perekond oli moslemid, kuid enamik nende alamate seas olid hindud. Iga moguli keiser valitses erineval viisil. Oli valitsejaid, kes olid teistele religioonidele avatumad, samas kui teised kehtestasid rangemaid islamipoliitikaid. Järgnevate keisrite ajal sai Moguli impeeriumist üks maailma rikkaimaid ja võimsamaid riike. Kuid samal ajal, kui Osmanite, Safaviidide ja Moguli impeeriumid tugevnesid, ilmusid ka uued vastased. Põhjas laiendas Venemaa oma võimu ja vallutas moslemi haaniriigid Kaasani, Astrahani ja Siberi. Vahemerel aga sai Osmanite laevastik 1571 aastal Lepanto lahingus lüüa ühendatud kristlikult laevastikult. See ei lõpetanud Osmanite mereväe võimu, kuid näitas, et neid on võimalik suures merelahingus võita. Osmanite impeeriumi laienemine jätkus siiski, kuid 1683. aastal ei suutnud nad Viini vallutada. Sellest ajast alates suurenes surve Euroopa suurriikide, Venemaa ja teiste rivaalide poolt. Osmanite ja Moguli impeeriumid ei langenud kohe, vaid jäid veel paljudeks aastateks võimsaks, kuid nad hakkasid silmitsi seisma kasvavate probleemidega. Nõrgad valitsejad, sisetülid valitsuses, mässud, aeglane sõjaväereform ja tugevnevate Euroopa riikidega. Seega, kui saabus järgmine ajajärk, ei olnud enam ainult moslemi impeeriumid need, kes oma territooriumi laiendasid. Euroopa hakkas tasapisi tugevnema ja alustas paljude moslemi alade kontrollimist Aafrikas, Lähis-Idas ja Aasias. 18. sajandiks tekkis Araabias uus usuline liikumine. Seda juhtis islami õpetlane Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Tahtis eemaldada praktikad, mis tema arvates ei kuulunud islami algõpetusse ja taastada range järgimine Koraani ning Muhammadi õpetustele. Ta sõlmis liidu al-Saudi perekonnaga. Saudi perekond hoidis enda käes poliitilist ja sõjalist võimu, samal ajal kui Wahhabi liikumine toetas nende juhtimist. See liit sai Saudi riigi aluseks ja avaldas suurt mõju moodsa Saudi Araabia religioonile ja poliitikale. Samal ajal laienes kiiresti Euroopa võim. 19. sajandil vallutasid Euroopa riigid palju moslemite alasid. Prantsusmaa sai enda kontrolli alla Alžeeria, samal ajal kui Bahrein läks samuti Euroopa võimu alla. Teised Euroopa riigid võtsid enda kontrolli alla Egiptuse, Sudaani, Liibüa, India ja teised piirkonnad. Mõnes riigis sai islamist osa võitlusest vallutajate vastu. Kohalikud juhid kasutasid religiooni selleks, et inimesi ühendada ja oma maad kaitsta. Tugevnes ka salafism, liikumine, mis kutsub üles naasma esimeste moslemi põlvkondade uskumuste ja tavade juurde. Kõik salafid ei ole vägivaldsed, paljud keskenduvad ainult religioossele elule, kuid on ka mõned äärmuslikud rühmitused, kes kasutasid relvastatud džihaadi nende vastu, keda nad peavad vallutajateks või vaenlasteks. Pärast esimest maailmasõda langes Osmanite impeerium lõplikult. Mustafa Kemal, keda hiljem hakati kutsuma Atatürkiks, rajas moodsa Türgi. Tahtis muuta riigi ilmalikumaks, kus religioon ei kontrolli otseselt valitsust. 1924 aastal kaotas Türgi valitsus Osmanite kalifaadi. See lõpetas institutsiooni, mida Osmanite sultanid olid kaua kasutanud oma juhtpositsiooni sümbolina moslemi maailmas. Pärast seda muutus paljude moslemi riikide kaart. 1945 aasta augustis kuulutas Indoneesia välja oma iseseisvuse Hollandist. Hiljem sai sellest riik, kus on maailma suurim moslemi elanikkond. 1947 aastal jagati Briti-India, moodustati India ja Pakistan. Tollal koosnes Pakistan kahest eraldi osast, Lääne-Pakistanist ja Ida-Pakistanist. 1971 aastal eraldus Ida-Pakistan ja sai Bangladeshiks. 1948. 1000 aastal loodi Iisrael endisel Briti kontrolli all olnud Palestiinas. See põhjustas sõja, paljude palestiinlaste põgenemise ning konflikt kestab siiani. Veel üks suur muutus toimus Iraanis 1979 aastal. Iraani revolutsioon kukutas šah Muhammad Reza Pahlavi. Tema monarhia asendati šiitliku islaamivabariigiga, mida juhtis ajatolla Ruhollah Khomeini. Samal ajal kasvas ka moslemite arv Lääne-Euroopas ja Põhja-Ameerikas. Mõned neist pärinesid endistest kolooniatest, teised kolisid tööle, õppima või uut elu alustama. Nad said osaks nende riikide kultuurist ja ühiskonnast, kuhu nad kolisid.
kuid nad kogesid ka palju diskrimineerimist ja valearusaamu oma religiooni suhtes. See muutus veelgi hullemaks pärast 11. septembri rünnakuid 2001 aastal. Sel päeval ründas äärmuslik võrgustik Al-Qaeda Ameerika Ühendriike. Kaaperdajad rammisid 2 lennukiga New Yorgi kaksiktorne ja korraldasid veel teisi rünnakuid. Tuhanded inimesed hukkusid. Aga oluline on see selgeks teha. Al-Qaeda on äärmuslik organisatsioon ega esinda kõiki moslemeid. Siiski kogesid paljud tavalised moslemid pärast rünnakuid viha, hirmu, diskrimineerimist ja kahtlustusi, et nad on terrorismiga seotud. Ka tänapäeval seisavad mõned moslemi kogukonnad silmitsi sõjaga, range valitsuskontrolli või tagakiusamisega erinevates maailma paikades. Kuid hoolimata kriisidest elab islam erinevates kultuurides ja riikides edasi. See ei levinud ainult vallutuste kaudu. Seda tõid kaasa ka kaupmehed, õpetajad, sufi missionärid, migrandid ja tavalised pered, kes andsid oma usku edasi järgmisele põlvkonnale. Pew Research Centeri andmetel ulatus moslemite arv 2020 aastal peaaegu 2 miljardini, ehk üle veerandi maailma elanikkonnast. Indoneesia on endiselt suurima moslemite arvuga riik. Väikesest kogukonnast Araabias levis islam Aafrikasse, Euroopasse ja Aasiasse. See andis inspiratsiooni suurtele kuningriikidele, õppekeskustele, kunstile, seadustele ja kultuurile. Aga nagu teisedki suured religioonid, on ka lahkhelid, sõjad, poliitika ja võimuvõitlus osa selle ajaloost. Rohkem kui 1400 aasta möödudes on islam endiselt üks maailma suurimaid ja tähtsamaid religioone.